tere, head kuulajad, käes on 6. juuli, siin on Geeniuse digisaade, südasuviselt on stuudios Hans Lõugas, Glen Pilvre ja Ott Ajaots Geeniusest. Me räägime täna sellest, mis viimasel nädalal meile tundub on juhtunud huvitavat tehnoloogia valdkonnas. Räägime sellest, kuidas oleks mõistlik ühte streaminguteenust leibkonna sees jagada ja kuidas seda ei tohiks teha, kus võiks lennata FPV-drooniga, kas selleks sobiv on mets, linn või mõni muu koht. Siis millal oleks tasub ära broneerida oma unikaalne kasutajanimi ühes maailma suurimas sotsiaalvõrgustikus ja pikemalt võiks rääkida sellest, kas arvuti võiks lõplikult lükata sahtlisse ja telefoniga kõik oma asjad ära ajada. Selline saade on reaalsus. Ja nii, hakkame saatega peale. Esiteks ütleme tervitused Otile, kes ma ei tea, kas on esimest või ühte esimesi kordi meie saates Ott Geeniusest. Tere, Ott! Tervist, on esimene kord. Väga tore. No, meil on sellised huvitavad uudised siit Eestimaa pealt viimasest nädalast, mida sa aitad meil ka loodetavasti kommenteerida. Praegu on sellised ülemaailmsed tohutud sündmused, mis on väga palju inimesi pannud telekaekraanide ette, näiteks jalgpalli, maailmameistrivõistlused Ameerika Ühendriikides, Mehhikos ja Kanadas, mis toimuvad öisel ajal meie aja järgi, inimesed tahavad neid vaadata, järgi vaadata. Nende jalgpalli MM ülekanded on jaotunud väga veidralt, Eesti Rahvusringhääling kannab midagi üle, siis osasid mängu ei kanna. Go3 on positsioneerinud ennast nende mängude õiguste ostmisega niimoodi, et sealt on päris hea neid vaadata. Aga asi pole muidugi ainult jalgpallis. Uudise sisu on see, et Go3 on asunud, võiks öelda, kruve kinni keerama. Sellisel teemal nagu parooli ja konto jagamine, mis on võib-olla kõigi streamingu teenuste jaoks selline huvitav valjusolune koht. Ja ma nüüd siis tsiteerin uudist, nimelt Go3 karmistas parooli jagamise reegleid. Näiteks on siis konto registreerimise hetkel ja ka lepingu kestel nüüd Go3-l õigus kontrollida kasutaja asukoha riiki nii IP-aadressi kui ka mobiiltelefoni numbri põhjal. Et ühesõnaga Go3 ütleb, et nad teevad ikkagi väga sellist karmi kontrolli. Mul tekib sulle küsimusi, Ott, kas sa said aru, kuidas nad mobiiltelefoni numbri kontrollivad, ma ei tea, seda, kus ma asun või vaatan? Ega ma sellest päris täpselt aru ei saanud, ma oletan, et suur kontroll käib neil eelkõige siis, kui sa esimest korda registreerid endale konto, saad esimest korda ligi Go3, siis nad teevad kindlaks, et kus sa parajasti asud ja ju siis hakkavad sellest nii-öelda lähtuma, et kus sinu leibkond ka asub. Mõte on see, et kui ma ostan näiteks, no ei tea, sõpruskonna peale või keegi ostab selle konto ja siis me kõik vaatame eri kohtades. No siis nad nagu võiksid sellele jälile jõuda ja hakata sanktsioone määrama, jah? No seda väidetavalt ei tohi, jah, aga siin on nagu nii palju küsimusi, sest et räägitakse küll ühest leibkonnast. Esiteks on küsimus, kuidas üldse defineeritakse leibkonda, et Go3 ise ütleb, et nad seda ühe wifi võrguga näiteks ei seosta või ühe asukohaga ainult. Et näiteks kui oletame, et perepoeg on hoopiski ülikoolis, tahab ühiselamus ka vaadata perele mõeldud Go3, siis teoreetiliselt on see võimalik. Või kui lähed suvilasse, siis ka seal võib täitsa vabalt vaadata ja midagi ei juhtu. Aga nad ise ütlevad, et kuidagi analüüsivad neid signaale või seda signaalide kogumit ja siis sellest järeldavad, kas sa siis oled andnud selle paketi kellelegi teisele kasutada või mitte. Aga mis on võib-olla hoopis huvitavam võrreldes sellega on see karistus, mida võidakse siis määrata ja selleks on 1000-eurone trahv ja kui aus olla, siis tegelikult see on hea uudis mõnes mõttes, sest et enne oli see 3000 eurot. Ja nüüd see on siis 1000 eurot ja kui ma küsisin Go3-et, et miks siis selline trahv ja kas tõesti nii suur trahv on õigustatud, siis nad ütlesid, et tegemist on levinud tavaga voogedastusteenuste seas ning ma siis kohe võtsin härjal sabast ja uurisin, et kes siis veel seda trahvi kaela väänab peale Go3 ja tuleb välja, et mitte keegi. Ei Eesti teleteenustest keegi ega ka välismaistest väga keegi, et pigem ähvardatakse sellega, et pannakse sul lihtsalt konto kinni, aga mingit trahvi nagu ei määrata. Näiteks eliselamusel pole isegi tingimusi, mis ütleksid, et sa ei tohi oma kontot kellelegi jagada. Aga samas pole ka teada, et keegi seda Go3 konto jagamise eest oleks eriliselt trahvi saanud. Mul üks sõber siin väga
lahkelt jagas oma kasutajanime ja parooli sõpruskonnas laiali ja ei tea siiamaani, et oleks 1000 euro võrra vaesemaks jäänud. Kas sa juhtumisi K3-lt ei küsinud, mis nende praktika on, et palju nad on trahve juba välja kirjutanud? No nad ei soostunud seda kommenteerima, muidu ma küsisin, aga nad ei ütle jah. See on nagu väga mitme otsaga teema, mis on väga huvitav, et ühest küljest on ju tegelikult need kasutustingimused alati ka mõnes mõttes turundus- ja reklaamimaterjal. Kui sa hoiatad, et me võime sulle 1000 või võib-olla isegi 3000 eurot trahvi teha, no siis see kõlab nii, et tead, ma äkki ikka parem ei võta teie teenust, sest ma ei tea, see on nagu jama. Võrreldes, ma ei tea, mõnes mõttes ausama teenuse tingimusega, et kui sa rikud tingimusi, me lõpetame. Okei, see on nagu aus kaup on ju, tingimused, aga see, et sa määrame trahvi, see kõlab nii, et pagan, ma ikka väga ei taha sind kliendiks. Ja mina kasutajana mõtleks, et pagan, see on nagu nõme teenusepakku ja selline emotsioon tekib. Tead sa, siin on need aspekte võib-olla isegi rohkem kui 2, aga kahtlemata üks on ju see, et teenusepakkuja vaatest tahavad kuidagi vältida olukorda, kus tõesti siis ikkagi leibkond on siis selline kond, kes teoorias on kunagi mingit ühte leiba võib-olla söönud, et nad kuidagi tahaks nagu väga selle selgelt kommunikeerida, sest et ilmselgelt võib-olla kuna Go3 ei tahtnud seda ka öelda, ma millegipärast arvan, et ega nad vist neid trahve nagu väga ei tahagi kirjutada, et pigem nad nagu tahaksid inimesi juba ette ära hirmutada, et siis ei tuleks sellist jagamist. Kui suur see probleem on muidugi nüüd teine küsimus üldse, et kui palju siis tõesti on nagu täitsa siukseid nii-öelda võhivõõraid, sest olgem ausad, ega netiavarustus on ju ka igasuguseid kummalisi algatusi ja et mitte öelda mingid kommuune, kus kuule, see ei ole üldse kummaline. Ma täitsa tean inimesi, kes on teinud, et võtame pundi peale ühed kontod ja kõik streamingu teenused, jagame selle, ma ei tea, 4, 5, 6, 7 peale ära. Aga selleks on ju lausa vist minu arust kui ma nüüd ei eksi, on mingid keskkond. Jaa, õigus jah, kui sa võõrastega saad seda teha, jah. Ärme reklaami praegu, aga tõeliselt, need on siuksed keskkonnad. On, mis on ka niisugused väga hallis alas, sest et tegelikult võib-olla ma lõpuks olen ka seal mõne keskkonnakasutajaga üks leibkond, ei saa ju seda välistada. Nii et jagate leiba, jah. See vara ongi hall, ehk et veel kord, ma tahan ka siia ikka öelda just nagu seda aspekti, et ilmselt K3 puhul nad tahavad nagu vältida seda, et selliseid leibkondi ei saakski üldse tekkida. Aga muidugi turundussõnumina on see ikkagi selline... Aga ma jällegi kahtlustan ka teistpidi. Ma ei astu nüüd neid kaitsma, aga ma kahtlustan, et tegelikult nad tegutsevad ka oma piirangute huvides, et nad litsentseerivad seda sisu kuskilt oma sellelt, kellelt nad ostavad õigusi, kus on see trahv sätestatud neile. Et kui nemad lubavad seda edastada teistes territooriumites või kasutajatele, siis on nemad vastutavad trahvina. Ja ma kahtlustan, et nad lihtsalt püüavad tasakaalustada seda ärilist riski. Lõppude lõpuks kõige efektiivsem on see, mida Netflix mõni aeg hakkas jõustama, väga range tehniline piirang. Et kui mitmest kohast korraga vaadatakse, siis nad logivad lihtsalt neid sessioone välja, et sa ehitad selle tehnilise võimekuse mitte jagada parooli. Aga see on kallis, see on infrastruktuur, sa pead arendama selle ja see on suur gigant, nagu Netflix saab seda ilmselt lubada, aga ma kahtlustan, et väiksed piirkondlikud streamingu pakkujad, enda on liiga kallis, et selline tehniline võimekus ehitada ja siis nad peavad ütlema, et ärge tehke, muidu tuleb trahv. Ühesõnaga, kokkuvõttes on see ikkagi muidugi nõme käitumine, sest tegelikult olgem ausad, ükskõik, kas see on sul leibkond või mingi muu kond, kui inimesed ikkagi oma sõprus või muudes seltskondades, siis mis iganes need on, jagavad neid teenuseid ja kasutavad, päeva lõpuks ikkagi saab Go3 oma raha kätte ja kõik kasutavad. Aga kui neid kondasid lõpuks ei kasutagi, siis ei saa enam ka raha kätte ja selline sõnum, et nüüd hakkate maksma meile 3000 asemel 1000, ei ole ka mingi hea sõnum ja öelda veel sinna lõppu, et nagu Ott mainis, et teised teevad ka ja siis selgub, et teised nagu ei tee. See on veel halvem sõnum. Minu arust see on ikka ekstreemselt kliendivaenulik käitumine, aga selles mõttes ongi Eesti see teleteenuste turg praegu väga huvitav, sest meil on Go3 heliselamus ja Telia TV ning Go3 võib öelda, et on sisuliselt vaieldamatult kõige odavam, ehk siis võiks ka olla kõige parem diil on ju, aga reputatsioon on neil nagu meeletult kehv, sellepärast et sotsiaalmeedia on täis inimeste kaebusi, kuidas ei õnnestu klienditoega ühendust saada, kuidas ei õnnestu neid lepinguid ära lõpetada, kuidas väänatakse neid leppetrahve sellepärast, et oli tähtajaline leping näiteks on ju. Et sarnaseid kaebusi nagu teiste puhul ei kuule, aga eks lõpuks see odavam hind ikkagi nii-öelda võidab ja eks nad ilmselt oma raha saavad kätte. Jah, võib-olla mõnes teises saates me võiks rääkida ka sellest, et mida sellised, ütleme, ärilised arengud põhjustavad, ütleme, selle interneti halli serva ala peal, nagu sa ütlesid, Glenn, olid need kogukonnad, kus jagatakse paroole.
küll aga mina sattusin täiesti legitiimse GitHubi sellise koodi repo peale, kus jagatakse linke IP-televisiooni siis striimidele. Et seal ei jagata midagi illegaalselt, aga näiteks mingi, ma ei tea, Prantsuse, Hispaania, Saksa, Brasiilia teleteenivate pakkujate aadress, see aadress, kust nende see striim jookseb. No, sa saad kohe selle kätte, kui sa selle siis avad. Just. Ja kas see on illegaalne või mitte illegaalne, GitHub pole seda maha võtnud, et see on see nagu tehniline aadress, kust see striim jookseb ja sa saaksid seda vaadata. Aga noh, see on selline kassiire mäng, et see ei ole legaalne, ilmselt vaadata seda sisu, aga seda linki jagada on legaalne ja see, ütleme, kõik see põhjustab selline friktsioon või ütleme, et ametlikult ja ausalt streamingu teenuse vaatamine, kui see on ebamugav, siis inimesed hakkavad otsima mingisuguseid kolmandaid viise, kuidas seda teha mugavalt. No ja lõpuks ikkagi jääb ka kasutaja vaates see hind versus nagu jamamise koefitsient või noh, et kas ma nagu viitsin ja kas ma tahan ja kas ma selle nimel siis möllan kuskil ringi ja mingites tumedates ja hallimates veebides nüüd ka otsin ja jagan. Et ikkagi selge on see, et kui ma seda oma mis iganes konnaga nüüd jagan, siis on see tegelikult okei. Ja seda hakata nüüd kuidagi väga jõuliselt üritama eristada mingisuguste IP aadressi asukohtadega, sest tõesti seal tekib veel lõpuks ju see probleem ka, millele sa võid ka oma loos nagu vihjasid, võib-olla see andmete selline kogumise või tuvastamise või nuhkimise element justkui hakkab ka veel tekkima, et TV3 või Go3 üritab aru saada siis täpselt, kus mingi number veel paikneb ja siis tekib mingisugune jälitustegevus. Kuulge, aga tõuseme oma jutuga uutele kõrgustele, vähemalt teatud kõrgustele, kus lendavad droonid. Viimasel nädalal oli selline huvitav uudis ühest droonilendajast Tallinna kesklinnas. Ja võib-olla kurioosne on see, et lennutaja oli Tallinna abilinnapea ja kes kaotas oma FPV drooni ära, selleks tal käest ära, pani minema, nagu öeldakse, ja hiljem leidis selle drooni üles siis Eesti Vabariigi peaminister või tema abilised julgestusbüroost. Et noh, olgu kurioossed isikud. See on küll omajagu huvitav, et nendega sihukest asju juhtub. Aga võib-olla see ei olegi uudis ja kõige huvitavam sisu. Esiteks, küsimus on ju see, tekitab paljus, et kas on okei lennutada Tallinna kesklinnas drooni, ükskõik kas ma olen abilinnapea või tavaline kodanik, kes tahab õppida seda asja. Millise drooniga seda saaks, võiks ja tohiks teha? Ja kuidas seda üldse monitooritakse näiteks? Oli ju siin ka hiljuti uudised sel teemal, et Tallinna droonil asutakse monitoorima. Ma ei tea, Glenn, kas sa vaatasid seda, et mis drooni kategooriad või klassid need on, millega ma näiteks võiksin rahalikult lennata Tallinnas? No tuletame selle korraks meelde, sest kui sa vähegi ei lenda juba mõnda aega, läheb see meelest ära ja ka ise liigitun tihti nende inimeste hulka, et mul on need load ja mingid eksamid nagu siin tehtud, aga jälle läheb see kõik segaseks. Kui on 250 grammine droon alla selle, siis tegelikult sa ei pea mingid eksamid tegema. Oluline muidu droonilus peab olema ka kaamera, aga noh, täna vist nüüd neid droone. Mul juhuslikult on 249 grammine droon, kaamera on küljes. Ma olen teinud ühe litsentsi taotluse, aga ma pole mingit eksamit teinud. Kas see on nüüd okei? Ma registreerisin. Ja sõnastus on oluline, et sa tegelikult registreerid ennast käitajaks. Sa logid sinna sisse Transpordiameti. Käitaja, just. See on siis, oli vist Lois, oli see keskkond, maksad riigi lõivu, mille suuruse jään ma praegu võlgu, see ilmselt iga aastaga natuke tõuseb, see on siis aastane, kui ma ei eksi. Ja siis saad sellise numbri, mis sa peaksid vist lausa oma drooni külge kleepima, aga ma ei tea, mina ei ole seda praktikas tunnistan väga palju kleepinud ja ei ole probleemi olnud, aga igal sa saad siis käitaja numbri. Ja vaat see käitaja number tähendab seda, et sa nüüd võid oma drooni siis käitada ja vaat mis termin on käitamine, ma täpselt ei tea, ilmselt see seostub kõigi lendamisega. Nii et kui sa siis oma drooni nüüd käitad ja see on alla 250 grammi, aga tal on kaamera, eks ole, see on oluline punkt, siis see peab olema käitanud. Ühesõnaga, igal juhul kõik tänased droonid siis ju enamasti sinna alla liigituvad, et tuleb siis see ära teha. Aga kui nüüd droon on ikkagi raskem kui 250 grammi, mis tõenäoliselt ka ikkagi vähegi asisemate FPV droonide puhul on, nagu ka see vähemalt pildi järgi otsustades. Et väiksemad FPV droonid jäävad alla selle, et siis ei ole üldse vaja rohkem mõelda, kui hakata käitama. Aga kui on üle selle, siis tuleb teha ka eksam ja eksam on siis kategooria kohustuslik, see on siis A1, A3 on need kategooriad, millele see liigitub, mille alla siis see üle 250 grammine droon liigitub ja pead veebis tegema ära eksami, vastad küsimustele ära ja siis saad kätte
loa või sellise, võid siis ilmselt selle välja trükkida või panna omale taskusse ja kui tuleb keegi küsima, siis sa saad öelda, et see on sul olemas. Need asjad tuleb ära teha, aga loomulikult ma saan aru, et abilinna peal olid kõik need teoreetilised ja praktilised registreeringud tehtud, et selles mõttes ei olnud probleemi, et võib-olla jääb üle tõesti küsida, et kas nüüd sellise kuidas ma ütleks, niisuguse toore või niisuguse FPV drooniga, mis on ikkagi mõeldud pigem kihutamiseks ja tankide hävitamiseks, kui seal on pomm küljes, et kas sellega on mõistlik kesklinna pargis lennata, eriti võib-olla tõesti, kui sa ei ole ka veel kõige kogenum lendaja või isegi kui sa oled, sest seal ka ikkagi tehniline viperus oli see, mis selle drooniga juhtus, et tal kadus ära kommunikatsioon seal puldi või prillidega või millega iganes. Mis siis juhtub drooniga? No vaat sellel konkreetsel droonil uudistele tuginedes ei olnud ka GPS-i, mida siis enamasti nendel FPV-katel võidu, sõidu, reis, võistlusdroonidel ei kipugi olema, et nad ongi ikkagi eelkõige kihutamiseks mõeldud võimalikult kerged ja samas ka odavad. Et siis juhtubki see, et ta siis kihutab nii kaua, kui ta kihutab, oleneb sellest kontrollerist, et kas ta siis lõpuks jääb kuskile puu otsa või lendab kaugemale või et alla ta ikkagi mingil hetkel tuleb, et ta orbiidile ei jää. Ja kuna need tiivikud on ikkagi suhteliselt teravad ja kui ta nüüd lendab vastu inimest või mõnda muud elusat asja või looma või mida iganes, siis see ei ole tore tegelikult. Nii et on igal juhul nagu ohtlik, et tasub selliste FPV rallikatega, millel ei ole mingit tiiviku kaitsmeid ja mis ikkagi on üle 250 grammi, igal juhul pigem minna kuskile kaugemale, mitte sellisesse kesklinna parki. Sest seal on igast segajaid ka ja see ühendus ei pruugi olla kõige stabiilsem ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siin nagu moraali saab natuke lugeda küll, et see ei ole võib-olla sellise drooni lennutamiseks hea plats, et need droonid, millest meie oleme oma saadetes siin rohkem rääkinud, näiteks DJI, kellel on ka ju FPV droone nüüd valikus juba üksjagu, ka väiksemaid, on ikkagi tiiviku kaitsmetega. Et samad DJI Lavata seeria droonid, mis on juba siin üsna ammu ju väljas, et nad on ikkagi selles mõttes tunduvalt lollikindlamad, et esiteks ta ei ohusta otseselt niimoodi inimest, kui ta vastu pead lendab. Ja teiseks on seal ka ikka väga-väga mitu taset sellist fail safe'i või kui mingi jama on, siis droon tegelikult suudab ikkagi ise koju lennata, seal on GPS-id ja kõik muud jutud peal võrreldes selle tavalise reisseriga. Ott, kas sa mitte ei vahendanud siin mõni aeg tagasi just uudist, et Tallinnas hakatakse tegelikult jälgima drooni liiklust mingi lahendusega ja lausa vist olevat juba teatud andurid paigaldatud, mis liiklusandmeid koguvad? Ja anduritega vaadatakse seda asja minu arust juba pikemat aega, jälgitakse, aga see on lihtsalt siiamaani asunud minu teadmise järgi 2 erinevas keskkonnas. Ja nüüd see ühendatakse kuidagi ühte kohta kokku, mis tähendab seda, et Tallinn siis näeb kohe ära, et kas need droonilennud, mida nad siis nende sensoritega tuvastavad, on siis lubatud või siis need on autoriseerimata, et kas nad peaksid siis nüüd minema võtma selle drooni taevast alla või mitte, et enne läks selle tuvastamiseks oluliselt kauem aega ja siis nüüd seda bürokraatiat jääb vähemaks või nad saavad kiiremini neid otsuseid langetada. Kas see tähendab, et droonid kuidagi tuvastavad või identifitseerivad ennast sellele süsteemile? Võt see on hea küsimus, aga tegelikult oleks ju võinud see süsteem kenasti tuvastada ka selle, kus härra Järvani droon alla kukkus, aga ma sain aru, et nii-öelda kvartali täpsusega see seda ka tegi, aga ikkagi ei õnnestunud seda mõnda aega leida, kuni tänu peaministri turvameeskonnale. Seal on ka see erisus muidugi jällegi side koha pealt, mida tasub esile võib-olla tuua, et DJI kasutab ju oma protokolli droonidega suhtlemiseks, eks ole, pakkudes ka tegelikult seadmeid tuvastuseks ja tõenäoliselt ka meie igasugustel julgestusorganisatsioonidel on olemas kõikvõimalikud erinevad seadmed, et DJI droonid on tõesti selles mõttes võib-olla nagu ka lihtsamini leitavad ja nähtavad, et kuna seal on GPS moodulid ja nii edasi, siis neid saab suhteliselt kergesti nende samade seadmetega siis tuvastada, aga selline nagu võsadroon, nagu piltlikult öeldes, mis siis suhtleb ainult selle ühe raadioside kanaliga, selle puldiga, muidugi saab süsteem ilmselt seda asukohta nüüd peilida kuidagi, kõiki asju saab siin raadioside maailmas teha, aga tõenäoliselt on see ebatäpsem, vähemalt ma ei saa nüüd väita seda, aga selliste väikeste droonide
otsimine kindlasti ei ole nüüd päris niimoodi, et kusagil istub nüüd ekraani ees 24/7 mingisugune agent, kes näeb kogu aeg kõiki pisikesi täpikesi, kes õhku tõusevad ja langevad, et pigem monitooritakse seda õhuruumi ikkagi, mis jääb üle 120 meetri. 120 meetrit on see kriitiline piir, kus siis juba ei tohiks üldse lennata ja eks alla selle lendamine ikkagi liigitub natuke sellise terve mõistuse alla ka, kui just ei ole mingit väga tundlikku sündmust toimumas, et keegi sellel trajektoorile ei liigu või siis loomulikult on täiendavad jõud ja igasugused antennid väljas ja ka väiksed droonid on kohe väga hästi näha. Nii et ega siin ka on nagu ka sellest juhtumist näha, ega siis linnapeale ei sekkunud kohe või tema tegevusse ei sekkunud kohe siis erariietes tegelased, kes läksid nagu drooni alla tooma, et pigem jama saigi ikkagi alguses sellest, et ta ise ka, mis on väga tore, et ta ka teavitas ju sellest, sest kui sellest poleks keegi teavitanud ja kui turvameeskond poleks seda drooni leidnud ja selliseid juhtumeid on ilmselt küll ja veel, siis me ei oleks keegi sellest üldse midagi rääkinud. Nii on. Aga lähme siis edasi järgmiste teemadega laiemasse maailma ja võib-olla räägime kõigepealt ühest sellisest väga suure mõjuga väiksest võimalusest, nimelt WhatsApp, mis on üks maailma vist kõige levinum suhtlusplatvorm, Meta sõnumi rakendus pakub, on siiamaani ju toiminud sellega, et sa saad endale näiteks telefoninumbri kaudu teha konto ja selle telefoninumbri alusel ennast tuvastada, inimestega suhelda. Kui suga ei juhta õnnetusi, ma mäletan, Glen, sa mingi aeg vist maadlesid sellega, et su WhatsAppi konto võeti ära, lõpuks said tagasi. Tõsi, ma ei saanud, mul olid erinevad seadmed ja ma võtsin järjekordse telefoni lihtsalt kiirelt meenutan. Ja siis ma ei saanud enam sisse logida ja ma pidin siis autoriseerima teisest seadmest ja sealt ma olin juba välja logitud ja see päädis ikkagi pika saaga, millest me siis saates ka rääkisime pikalt. No aga nüüd on vähemalt tulnud siis võimalus lõpuks see, et WhatsAppis saab ennast tuvastada ka kasutaja nimega. Õigemini see kasutaja nimed, lubadus, et kasutaja nimed on tulemas, on juba vist päris tükk aega tagasi on seda reklaamitud ja järk-järgult riikides on hakatud seda nii-öelda lubama kasutusele, nime kasutusele võttu, aga iva on selles, et praegu toimub kasutaja nimede broneerimine või reserveerimine. Mitte veel kasutusele võtta, on nii? Kuidas seda saab teha? Ott, kas sa oled omale teinud kasutajanime juba? Jaa, ma just täpselt enne seda saadet avastasin, et ka see funktsioon on minuni jõudnud. Ehk siis tuli WhatsAppis minna sätetesse, paremalt ülevalt võtta need lahti. Siis klikata enda konto peale, mis on esimene valik ja siis sealt alt saab reserveerida endale kasutajanime, aga tundub, et siin on juba päris palju reserveeringuid tehtud, kuigi see vist jooksvalt niimoodi jõuab inimesteni. Aga oluline on ikkagi mainida seda, et telefoninumbrid ikkagi selles mõttes jäävad alles, et neid on endiselt vaja, et endale WhatsAppi kontot nagu registreerida. Aga et teisi kasutajaid üles leida, siis selleks saab nagu edaspidi kasutada kasutajanimesid. Aga ma kohe küsin siin nüüd sellise naiivse küsimuse, et ma küll võtsin arvutist nüüd WhatsAppi äppi lahti ja klõpsasin alla vasakul, et seal need seaded olid hoopis all vasakul ja sain ka oma profiili lahti ja mul on juba siin nimi, mul on siin GP, kas see on siis mingi muu nimi? Kas sa vaatasid profiili või kontot? Ma vaatan profiili, jah. See on vist midagi muud. See on hüüdnimi vist nagu nickname nii-öelda inglise keeles. Ei. Kirjas name. Ei, siin on nüüd niimoodi. Sul peaks olema seal ka selline eraldi valik nagu reserved username ehk reserveeritud kasutajanimi su telefoninumbri kohal. Ja kui sul seda ei ole, siis sinu kasutajale pole seda aktiveeritud, nad teevad seda järk-järgult lahti. Siis võib nii olla, et ma olen muide väga laisalt ka oma WhatsAppi äppi uuendanud, sest kogu aeg ta ütleme nii, et sakutab ja ütleb, et uuenda, aga ma ei uuenda kunagi enne. Tasub uuendada alati. Võetakse, tasub vist uuendada. Kuulake kõik mind ja mitte Glenni, et uuendage oma äppe. Ausalt ajab see mind tegelikult marru, et WhatsApp tahab kogu aeg uuendada ja siis kui sa ei uuenda, siis mingil hetkel ta blokeerib selle kasutuse üldse, et aga okei, see... Mida ma ei tea, et kas sa saad seda ainult veebist teha, veebiliidesest või ilmub sinna pärast. Mina näen seda mõlemast, aga mina tegin seda siis jah, telefonis, ingliskeelse kasutajaliidesega iPhone'is on siis jah, oma konto, teete oma need kasutaja profiili või sätete menüü lahti, WhatsAppis account ja username. Ja seal on siis võimalik näha, millist kasutajanimed te tahate endale reserveerida. Ja viimaste andmete järgi minu arust on WhatsAppil mingi üle 3 miljardi kasutaja. Kui te nimi on Paul näiteks või midagi Tom, siis ma arvan, et see on juba võetud, see eesnimi. Samas
kui te kasutate seda kontot, seda telefoninumbrit WhatsAppis nii-öelda ametlikuks suhtluseks, te ei ürita oma identiteeti peita, siis võib-olla on mõistlik kasutajanimeks võtta oma eesnimi, perekonnanimi lihtsalt selle tõttu, siis ei ole võimalik kellelgi teisel võtta teie eesnime perekonnanimega kasutajanime. Ütleme, kui te nimi on Margus Mägi. Nii. Ma ei tea, ä-tähe asemel A on ju, noh, ütleme siis, et siis võib-olla võtke see ära, sest et siis ei saa keegi teine võtta seda sama nime. Tekitaks ainult segadust. Aga no, väga suure tõenäosusega te oma päris eesnime kindlasti ei saa ja eesnime perekonnanime saamine on ka suur loterii. Ott, kas võib küsida, Ott, kas sa said oma eesnime või perekonnanime või mõlemad või hoopis midagi, võtsid häkkeri nime? Ma eesnime mõistagi ei saanud, et see on siuke mõnus 3-täheline ühend, mis on suure tõenäosusega võetud, aga ma sain oma eesnime ja perekonnanime, aga võib-olla on siin oluline nagu rääkida sellest ka, et miks seda tehakse, ongi see, et neid telefoninumbreid hoida privaatsena, noh, need, kes soovivad seda teha, kes ei soovi esimese asjana võhivõõrale jagada oma telefoninumbrit, siis saavad anda hoopiski kasutajanime. Ikkagi ma nüüd siin vahepeal kogu aeg, kui te rääkisite, ma muudkui möllan ja üritan WhatsAppi uuendada ja mul ei õnnestu see uuendamine ka, sest mulle tundub, et mul on ikka vist kuidagi ilmunud see kõige uuem versioon. Aga sellegi poolest mul siis sellist maagilist kohta endiselt ei ole, minul on siin ikkagi about ja name ja vaat seda name'i ma saan siis muuta ja sinna see ka jääb. Et ma jäin lihtsalt mõtlema nüüd selle koha pealt, kui mul juba praegu on siin nüüd see name ja see uus asi lisandub, kas siis minu name kaob siis nüüd kuidagi ära või kas Name'i nagu... sa võid muuta iga päeva kas või kuidas sul tuju on? Need on siis nagu täitsa eraldi asjad, ehk et see minu nimi ja kasutajanimi just kui nagu väli tuleb siis nagu juurde, ehk et see minu nimi siis ikkagi, kui ma tahan kasutada näiteks oma eesnime tähti, siis ma võin neid endiselt samamoodi edasi kasutada, sõltumata sellest uuest süsteemist. Aga mulle tundub, et mingisugustes grupivestlustes hakkad sa ilmuma siis oma kasutajanimega, kui sa näiteks praegu tuleb see telefoninumber sinna suuremalt ja see nii-öelda sinu nimi sinna väiksemalt, siis see kasutajanimi saab olema see peamine asi, mille järgi hakatakse siin nägema. Just, ja nagu siit kuulda on meie saate põhjal, siis 2/3 meie saatest on selle saanud, 1/3 veel ei ole ja WhatsApp ütleb tõesti, et need järk-järgult siis lasevad seda võimalust välja. Ja minul tõesti tuli ka näiteks selline siis teavitus WhatsAppi äpilt, et kuule, reserveeri ära. No WhatsAppi puhul ka seni on ju nii, tasub meenutada vähemalt, jällegi ma saan oma personaalsest vaatest öelda, et WhatsApp kleebib minu jaoks sinna juurde neid nimesid, mis nimega on see kontakt minul salvestatud. Kui ta on sul kontaktiraamatus, et kui ma näiteks Hans sinu nimeks panen Hans Suurim või midagi muud sellist, see oleks ilus nimi, siis mina näengi seda tegelikult, et noh, võib-olla mul on seal ka väike Hans näiteks ja siis ma eristan need oma vahel. Ja siis on keegi teine ja sina tegelikult ei näe, kuidas ma olen, noh, kuidas mina sind näen. See oleks päris hea kasutajanimi mulle, ma mõtlen selle. Et see võimalus täna on, sest kui ma kerin oma WhatsAppi aadressiraamatut, siis ma näen seal erinevaid versioone nendest nimedest, mis olen siis minu telefoniraamatus. Küll, aga siis sa näed, kui sa mõlema Hansu korraga räägid, et seda kasutajanime, mida nad on võtnud. Ja ütleme, et ma võin ka ise muuta oma nime selles profiilis seal iga hommik, aga see peaks, et kasutajanimi on siis nagu see läbiv, et sa tead, et see konto, kellega suhtled. Tundub, et läheb väga segaseks kuidagi see asi, sest et kui sina oled pannud omale mingi muu nime ja mina olen pannud sulle Hans Suurim. Siis... Vist on eesmärk, et ta vastupidi saaks selgemaks, ma olen aru saanud, et ta on üks nagu handle, üks tunnus, mis kasutajal ei ole muudetav. Ja hetkel on see reserveerimise periood, kui saab veel proovida muuta erinevaid. Nii et passige peale. Mind õpetas see kogemus, et WhatsAppiga seda, et seda ei ole nagu mõtet liiga palju surkida. Sa oled kõrvetele saanud, jah. Kui mingi jama on, siis tegelikult ei suhtle enam sinuga ükski inimene ja need agendid, kes suhtlevad, on väga ümmarguse jutuga ja sa ei jõua nagu mitte kuskile, sest mina ei jõudnud mitte kuskile. Ja sestap mul ongi nagu tunne, et ma pigem nagu ei surgi ja pigem nagu ei uuenda ja kui ta juba töötab, siis hoiame teda ilusti, et ta töötaks, aga tõsi, tuleb siis nimesid võib-olla siiski panna, proovida. Kuulge, välismaa uudistest veel võib-olla viimasest nädalast olulisim teade on see, et meile tuli tagasi Claude Fable, vahepeal tuli välja Claude Sonnet 5, mis pidi olema see tööhobune odav, aga Fable'i tagasitulek on põhiline uudis, mis oli siis see uus ja kõige targem AI, mis on teadaolevalt olemas, mis Ameerika valitsus ära keelas. See on nüüd tagasi kõigile kasutajatele, vähemalt homse 7. juulini on see siis kõigile nii-öelda
ka tavakasutajatele erinevates pakettides saada olev, seda saab proovida, seda saab küsida. Ja homsest alates 7. juulist on ta siis nii-öelda tellimuspõhisena või siis API või tükipõhisena saadaval näiteks erinevatel rakendustes või siis paned selle oma koodi editori või kuskile mujale, aga näiteks tavalises mobiiliäpis seda ei tohiks olla. No väga vastakad kommentaarid olen ma lugenud, on ühest küljest, et see on nüüd see nutitud mõistusega Fable, et ta ei ole enam üldse nii tark kui see, mida alguses maailmale näidati. Kui ka teised ikkagi ütlevad, et ta on kallim, aga ka targem ja toimib väga hästi. Ja ma võtsin ise ka selle Fable'i korraks prooviks ja tõsine probleem on sellega, et mida targemaks need AI mudelid lähevad, seda keerukam on neid tavaolukorras kontrollida, eks. Ma andsin talle sellise probleemi, et siin on Läänemere saared, mingi hunnik saari, palun pane mulle, ma tahaks see kuupäev välja sõita ja see kuupäev tagasi olla. Palun tee mulle päevakava nendest see marsruut, kuidas ma võiks need saared läbi sõita. Ja palun pane kindlasti need täpsed praami ajad koos linkidega aja siis praamifirmade väljumistele ja kus ma piletit saan osta ja vaata, et ma saaksin saared läbi sõita niimoodi, et ma ei jääks ühelgi saarele kuskile, ei jääks järgmisest praamist maha. See on keerukas aja planeerimise ülesanne koos siis linkide ja andmetega. Ja ta müttas sellega, see Ameerika presidendi poolt ära keelatud AI, ta sai hakkama sellega. Ma võin öelda, ta sai hakkama, aga ma ei ole veel läbi sõitnud seda saarestikku, et ma ei tea, kas ta hallutsineeris. No 2 küsimust. Kas sa proovisid seda teha siis ka näiteks Opus 4.8 või mõne väiksema mudeli? Ei, võrdlev test oleks muidugi õige olnud, jah. Aga ta tegi mulle sellise päevakava mingiteks nädalateks, mis näeb välja nagu päris. Kõik ajakavad on lingitud reaalsetele nendele erinevate laevafirmade kodulehtedele, kus on kirjas ajakava ja suutis minu sellise, ütleme, võilke ühelauseline prompt või küsimus. Ma andsin talle natuke lähteandmed, mis kuupäevad, kus ma tahaks sõita ja mida ta ei tohi teha. Ja ta ragistas, tegi mulle sellise reisikava, mida ma eeldaks, ma ei tea, vanasti oli sul, ma ei tea, reisiagent või reisibüroo tegi sul sellise ekskursioonijuht tegi kava. Ma ei taha üldse alahinnata Fable'i tööd, aga siin on võtmesõna selles just, et mida teeks senine mudel. Sest et mina ei katsetasin ühesõnaga teda nagu koodi kirjutamise kontekstis. Ja kuna ma siin mingisuguse koodibaasiga möllan juba mõnda aega, siis ma otsustasin, et Fable'ile öelda, et palun nüüd siis vaata järgi, mida huvitavat sa näed, mida saaks seal koodis paremini teha. Ja proovisin ka sama asja siis teha Cloudi teiste mudelitega. Ja tead, ma pean nagu tunnistama, et suurim erinevus oli see, et see Fable krõbistas need tokenid ära nagu väga isukalt. Ehk et lihtsalt tõesti ta nagu väga palju kulutas ressurssi ja kahtlemata ta ei olnud rumal, aga ma ei saaks öelda, et vähemalt minu katsetuses Opus 4.8 oleks olnud oluliselt rumalam kui üldse. Et nad tegid nagu väga, väga head tööd nagu mõlema, nii et ma jäin nagu natuke selliseks nõutuks, sest et ma ei tahtnud ka tõesti testi peale siis kogu oma varandust panna piltlikult öeldes, sest tõesti Fable, nagu ma ütlen, ta ikkagi väga ruttu näris ennast läbi nendest akendest, seal on, kui sa oled see pro kasutaja, on sul see mingi 4 tunni limiit ja nädala limiit ja siis on seal nädalas vist on eraldi veel Fable'i limiit, mis on mingi pool mingist limiidist. Just. Ma arvan, et see ongi see, et ma ei taha kuidagi halvasti öelda meie kohta, aga meie triviaalsed probleemid, need on raske hinnata, kas ta nendega saab hakkama või mitte. Neid on raske hinnata ja teiseks nende veel kord, sa peaks nagu tegema siukse võrdleva katse alati, eks ole, et kõik need katsed on natuke siuksed, et mina võrdlen see võib-olla oma koodibaasiga, sain siit anda sellise ülesande, et võib-olla me oleks pidanud siis tegemagi nii, et ütleme Fable'ile kirjuta mulle opsüsteem ja siis ütleme sellele Opusele ja Sonnetile kirjuta mulle ka samasugune opsüsteem ja siis me näeme, kuidas need opsüsteemid omavahel on võrreldavad, aga selle 5000 euro võrra tokeneid hiljem. 5000 euro võrra oleme kõik vaesemad ja siis saame teada, et Fable'i oma töötab natuke paremini küll. Nii et tegelikult ta kipub nagu olema juba seal maal ikkagi kogu see AI-indus, et sellise vähegi tavalise inimese jaoks ausalt öeldes, siin on nagu, kuidas ma ütlen, nagu haipi või möllu on võib-olla rohkem juba, kui need asjad on väärt, mitte et nad oleks vähe väärt, aga lihtsalt ka need teised on juba erakordselt võimekad, et meil on nagu raske hinnata, et kuidas meie jaoks nüüd just see Fable 5 on nüüd
kuidagi maailma muutev, hävitav või päästev mudel. Aga no kahjuks või õnneks, ega siis tavakasutajad seda väga kaua enam nautida niikuinii ei saa. Sest et homsest alates tuleb siis, nagu Ants ütles, hakata maksma ja tuleb maksta täpselt nii palju, kui te kasutate. Kui otsustada uue opsüsteemi teha, siis parajasti selle tokenite hind ka siis arvena teile Anthropikult tuleb pärast. Kas see uus Fable ei ole endiselt nõus selgitama seda, kuidas süda töötab? Ei, see bioloogiatund see on endiselt riigisaladus. on ohuks riiklikule julgeolekule ja selle küsimusele vastab väga isukalt siis Opus 4.8, kelle jaoks see on kõik turvaline. Nüüd ütleme, et siin on nagu just kokkuvõte on see, et kui teegi tahate rääkida südame asjadest, siis mõistlik on kohe juba säästumudelite poole pöörduda ja sa saad tegelikult. See on väga hästi öeldud, südame asjadest saab rääkida odavamate mudelitega. Aga muidugi nali naljaks, tore on ikkagi see, et see mudel nii see vabanes köidikutest vähemalt niivõrd, et see nagu natuke annab lootust, et võib-olla mõistushääl kui selline ei ole päriselt kadunud, sest ega viimased arengud ka OpenAI osas on ka üsna sarnasel kursil ju. Et USA valitsus siin nüüd üritab ju osalust võtta ja panna käsi ja muid kehapiirkondi ette nendele kõige kallimatele ja võimsamatele ja kangematele mudelitele. Ja ilmselt seal ongi ikkagi põhjendatud ka need riskid kahtlemata, et ei taha neid alahinnata, aga ikkagi. Ei, see tegelikult on väga sarnane teade oli OpenAI-lt endale GPT 5.6, siis uus kõige tugevam mudel, mis oli nii-öelda valmis, aga kättesaadav ainult väga piiratud osalejatele on andnud selle ligipääsu, kes siis peaks seda hindama. Mis see täpselt tähendab, kas see nüüd on sama täpselt režiim nagu selle Fable'i või Mythosega juhtus, et enne kui ta laia maailma läheb, enne vaatavad selle üle riikliku julgeolekuasutused ja teevad oma kontrollid või midagi muud. Tundub, et see on uus reaalsus. Nii see on jah, nii et uued mudelid, kui need on saadaval, siis tuleb neid ruttu natuke aega kasutada, kuni raha saab otsa, siis keeratakse niikuinii jälle ära ja ju on selle võrra jälle lihtsam. Lähme siis edasi sellise teemaga, Ott, sa oled proovinud ühte huvitavat pikaajalist eesmärki ja ideed omal nahal ellu viia, milleks on see, et kas tänapäeva telefonid on juba piisavalt võimekad, need võiks tegelikult asendada eraldiseisvat arvutusseadet, kui sa tahad kasutada nii-öelda töölaua arvutina, ehk kas telefon võiks asendada siis desktopi arvutit vähemalt mingiteks asjadeks. On see, ütleme, õige kirjeldus, mida sa üritasid teha? Jaa, see on ja tegelikult sisuliselt väga lühike vastus on jah, võib küll kindlasti, aga seda eelkõige juhul, kui teedki lihtsamaid asju ning sul on tegelikult kodus ja tööl olemas suur ekraan, kuhu enda telefoni järgi ühendada ja siis väga kohvikus sülearvutit kasutada ei tahagi või kuskil ühistranspordis. Aga ma arvan, et tegelikult suurem osa inimesi ilmselt ei ole teadlikudki, et nende taskus olev telefon võib üldse suure ekraaniga ühendudes selliseks suureks arvutiks moonduda. Ning Apple'i fännide jaoks on siin kurb uudis see, et neil jäävad käed selles osas tühjaks, aga Samsungi, Google ja Motorola telefonide omanikud võivad siis proovida seda, et küll mitte kõik need telefonid ei toeta ilmselt töölaua režiimi, aga kui nad panevad näiteks USB-C kaabli järgi ja selle järel on dokk või mingisugune suurem arvutikuvar, siis et ta hakkab näitama hoopis teistsugust pilti, kui sul telefonis on, ehk siis sellist nagu päriselt töölaua pilti, mis sarnanebki mingisugusele Mac OS-ile või Chrome OS-ile või Windowsile, väga sarnane nagu toimimisloogika on. Räägi võib-olla selleks kontekstiks, mis lisavarustust või riistvara sa kasutasid, et seda proovida, kas see oli sama kõikide telefonidega või nõuavad nad mingit oma riistvara või dokki või mis seal oli? Ei, see oli sama kõikide telefonidega, et õnneks nad töötavad väga hästi igasuguste asjadega. Mul on siis USB-C monitor, USB-C kaabliga monitor, kus järel on veel omakorda USB auke, ehk siis monitor töötab ka dokina ja seega ma panin järele ühe kaabliga monitori, klaviatuuri, hiire ning tegelikult ka helikaardi ja kõik need asjad võtsid nii Samsung, Motorola kui Google küsimusi küsimata järgi. Et ei olnud mingit probleemi, kõik asjad hakkasid kohe tööle. Aga see erinevused peituvad pigem detailides, selles, kuidas see kasutajaliides töötab, et kas ta on ikkagi hiirega mõnus seal ringi toimetada.
noh, ma proovisin panna mingisuguseid telefonimänge tööle, vaadata, et kas on, ma ei tea, võimalik näiteks noolteklahvidega siin midagi teha. Kui teravat pilti näidatakse, kas näiteks klaviatuuri otseteed töötavad kiireks kopeerimiseks ja kleepimiseks, et kõik sellised asjad sealt hakkasid nagu ilmnema praod ja erinevused. No kõige rohkem on seda omadust turundanud ju Samsung ja juba mõnda aega Samsungil on siis niinimetatud DeX vist desktop või experience, mis iganes see turunduslühend seal taga on. Täpselt on. Et Samsung on ju tegelikult ka juba väga-väga mitmeid generatsioone nagu üritanud öelda, et ärge üldse kasutage arvutit või võtke telefon, aga teised tootjad nagu ei ole seda üldse väga rõhutanud või Pixel näiteks või nagu sa ütled Motorola või et see on siis järelikult nagu olemas, aga keegi ei teagi sellest. Just, et see teadmatus on päris korralik. Samsung tõesti on sellega kõige kauem tegelenud, minust neil on isegi üle 10 aasta juba see DeX olemas olnud. Ja tegelikult ka Motorola ei ole selles vallas väga uus, aga Motorola telefone üleüldse me Eestis näeme siin üsna vähe ja tegelikult nende turundust ka siin ei eksisteeri. Aga Pixlile jõudis see äsja. See on täiesti uus asi ning selles mõttes oligi huvitav kohe võtta kõik need 3 ette. Tegelikult ka Honor on selline, kes pakub seda, aga seda meil selles testis ei olnud siis võrdluses. Kas Pixlile äsja tähendab siis seda, et mis numbrist alates ta on olemas? 9 või on see tarkvaraga seotud või et kui kauged Pixlid seda saavad? Kas ta oli seotud nüüd Android 16-ga ning Pixel äkki oli alates 7-ndast ning isegi need A-versioonid peaksid toetama? Aha, nii et mitte siis nagu päris viimane põlvkond, vaid ikka saad mõned aastad vana telefoniga ka seda kasutada. Jah, nii on. Aga kui sa nüüd mainisid, et erinevused on seal kasutaja kogemuses ja muud sellised nüansid, et ilmselt operatsioonid, mida ma teen nagu arvutiga tihti on siuksed, et ma tõstan mingit faile kuskilt ühest kataloogist teise või et kui see kõik istub mul nagu telefonis, et mulle tundub see pilt nagu väga segane lihtsalt. Kas see on ikkagi siuke veebipõhise tööle nagu suunatud siis pigem, sest et mul ei ole ju telefonis seal mingi mustmiljonit katalooge ja asju, nagu mul on koduarvutis. Jah, küllap vist failidega mässamine ei ole siin kõige mugavam, aga veebitöö ja mõistagi on saadaval kõiksugused Androidi äpid. Ehk siis kui kasutad mingisugust spetsiifilisemat tarkvara, näiteks mul ongi tihtipeale lahti mõni noodistustarkvara või mõni helitöötlustarkvara, siis neid ei ole. Et kui oled seda sorti töötegija, siis võid juba kohe suu puhtaks pühkida sellest, aga kõik inimesed, kes kasutavad vähegi enamik inimestel toimub kõik asjadest tänapäeval Chrome'i aknas või kus iganes, et isegi kontori tarkvara on kolinud meil ju suuresti veebi. Ja selle jaoks see on tegelikult üsna suurepärane, et sul saab arvuti mahtuda kenasti taskusse, võtad selle kuskil kaasa ja saadki teha seal oma tööd. Ja võib-olla kui minnagi nende erinevuste juurde, siis võib-olla pikemalt keerutamata ütlekski, et Samsung, kes on seda kõige kauem teinud, ongi teinud seda kõige paremini. Et see tõesti töötab sujuvalt, näeb ilus välja, kõik toimib väga hästi, keskel on dokk, nagu ikka enam-vähem igal arvutil on. Paremal all saab vaadata kõiki võrgusätteid, kalendreid, värki-särki ja see kõik avaneb siukselt mõnusalt väikselt. Teavitusi saab kenasti ristist kinni panna, mis on oluline, sellepärast et näiteks Pixlil tuleb neid endiselt pühkida hiirega, mis ei ole eriliselt siuke mõnus liigutus, mida teha, minust isegi Motorola oli samamoodi. Et saab vajutada siis ristist kinni Samsungil ja kõik see rööprähklemine, kõik see värk nagu töötab tõesti eriti hästi, et ei jäänudki sellist muljet nagu kasutaks imepisikest telefoni. Kas need äpid skaleeruvad siis suurel ekraanil suureks? Nad ei ole nagu suurendusklaasi all mobiiliäpid. Ja nad sisuliselt võtavad tahvelarvuti kuju, et kui oled harjunud Androidi äppe kasutama tahvelarvutil, siis enam-vähem täpselt selline loogika sinna tekib, eks kui sul võtadki meili äppi lahti, siis ongi see, et meili tuleb vasakul ja parasjagu lahti olev meil on sul paremal. Või siis võtad lahti märkme äppi, siis sul märkmete kogu vasakul, parajasti lahti olev märge paremal ja nii edasi. Aga võib-olla ainus koht oli küll see, et kui ma Chrome'i lahti võtsin, siis ta vaikimise avas mul ikkagi kõik veebilehed mobiili vaates. Aga siis sa saad võtta sealt paremalt 3 täppi, vajutad sealt, et palun mulle arvuti versioon ja siis tegelikult ongi kogu mure lahendatud. Et võib-olla hetk ajab segadusse, aga. No sa mainisid seda helikaardi poolt ka. Kas telefon siis võttiski kenasti järgi sellise nii-öelda välise kvaliteetse helikaardi, sa saad panna sinna mingid mikrofonid, sisendid, väljundid ja Android telefonidega toimib?
jaa, absoluutselt, mul hakkas kohe tööle kõik kõlarid, monitorid, kõrvaklapid, ka mikker kenasti hakkas tööle. Et ta täitsa tuvastab ära need nii sisendid kui ka väljundid ja ka need, kes on siis harjunud kuulma neid asju läbi mingisuguste professionaalsemate helikaartide, siis saavad kenasti seda ka kasutada kohe niimoodi, et paned järgi ja läheb. Vähemalt mul on muidugi lihtsakohelisem helikaart, et võib-olla kui on mingisugune keerukam, mis vajab lisatarkvara, siis äkki seal võib tekkida mingeid probleeme, aga ei oska öelda. Nojah, sa mainisid, et sa vist selliste audioäppidega päris ei hakanud teda siis nagu otseselt testima, et mul nagu mõte liikus kohe edasi, et teatavasti i-seadmed on ju väga rikkalikult varustatud kõikvõimalike äppide ja salvestusvõimalustega, et huvitav, kui sa nüüd tõesti dokid sellise võimeka Android telefoni ära ja siis seal tõmbad sellise mingisuguse nimeka audioeditori käima, huvitav, kas siis täitsa ajaks juba asja nagu päris asjana ära, mida seni mobiiliekraanid sa ju ikka ei tee. Vot ei tea jah, ma ei olegi ausalt öeldes kasutanud Androidi ühtegi tõsiselt võetavat. Neid vist peaks olema, pean ka tunnistama, et ka mina ei ole, aga mulle nagu tundub, et ega Androidi maailm ei ole ju puutumata, nad vist ikka on sinna ka, peaks olema trüginud sellised nimekamad nimed, aga tõsi, mul on ka see kodutöö tegemata. Kas Glen juba küsis, ütleme selle failihalduse koha pealt, tegelikult on ju failidega manageerimine muutunud päris mugavaks, et Android ongi ju väike Linux ja arvuti ja iPhone'i sai testinud, aga iPhone'is on ka tegelikult failihaldus läinud väga selliseks loomulikumaks, kas selle desktop töölaua režiimis su said ka, ütleme siis nagu failidega tööd teha, salvestada neid, muuta, upload ida, midagi sellist. Jaa, seda ikka ja võib-olla kõige suurem boonus mulle tundubki arvuti ja telefoni ühendamises on see, et sul on see ühtne failisüsteem, sa ei pea võib-olla jändama mingisuguste pilvede ja WeTransferite ja mis iganes muude asjadega saatma iseendale Gmailile faile või mis iganes, et kiiresti need teisest seadmest kätte saada. Et see kõik on hästi selles mõttes mõnusam, aga eks ikka arvutis on nende failidega nagu mõnusam toimetada, aga kui rääkida veel sellistest harjumustest, siis ka üllataval kombel kõik sellised levinumad otseteed töötasid enam-vähem kenasti nii Samsungil kui ka Google'il, aga Motorolal ei töötanud, ehk siis näiteks kiirelt kopeerimine või kleepimine või lõikamine või mis iganes muu, et see üldse ei töötanud ning mina nagu seda moodi arvutit kasutada ei oskagi, et need otseteed ei tööta. Ehk et sa siis klaviatuuri pealt ei saa neid tavalisi igasuguseid control, command, C-sid ja asju vajutada, need ei toimi? Just, need lihtsalt ei toimi. Ja Samsung selle poolest just hiilgas, et isegi Chrome'is kõikide nende vahelehtedega toimetamine, mida mina armastan ka teha, et see kõik toimis ka kenasti. Ja teine asi on veel see pildi kvaliteet, ehk siis mina kasutasin 4K monitori, Samsung Tex kuvas mulle 2K pilti, mida saab siis Goodlocki äpi kaudu 4K-ks kruvida, aga siis näiteks Pixel näitas mulle Full HD-d ja siin tuleb nüüd välja siis see vahe, et kallimad Pixel telefonid, mingisugused Prod ja sellised asjad suudavad 2K kvaliteeti näidata, aga mul oli 9A testis, see siis näitab veidikene vaesemat kvaliteeti, aga Motorola näitas mulle kohe 4K-d, et see oli isegi kõige mõnusam. Tähendab, Motorola kõigepealt küsib sult, kuidas sa soovid üldse kasutada oma telefoni, kas sa tahad seda kasutada suure arvutina, tahad seda kasutada telerina suurel ekraanil, videovestluse pidamiseks või mängimiseks, et tal on siuke huvitavam lähenemine sellele asjale nagu meelelahutuskeskus mingil määral või nagu konsooli paneks tööle või midagi sellist. No siin tundub mulle kuidagi esimene nagu kas takistus või kuidas ma ütlen, et kui sa oled harjunud tavalise sülearvutiga, sa võtad selle rauti kaasa, paned kotid, teed kuskil kohvikus või mujal laua taga süles lahti ja saad kohe toksida, sest ekraan ja klaviatuur on olemas. Et selle mobiili puhul nagu on keeruline just see, et sa pead siis, sul peab olema siuke nii-öelda desktop või lauasüsteem või mingi dok ja mingi klaviatuur ja mingi ekraan, et ma näeksin kuidagi kohta sellisele tööstuslikule arendusele, et võiks ju teha siukse kesta ainult, kuhu siis, ma ei tea, kas sa paneks telefoni sisse või ühendaks krõpsti külge juhtmega või ilma. Aga see on olemas, täiesti olemas, et Ameerikas tehakse sellist asja nagu Nextdock, ehk siis see on sülearvuti, millel on olemas aku, klaviatuur, ekraan, mõned bordid, puuteplaat,
kõik, mingit protsessorit seal sees ei ole, mingit muutmälu ei ole, kõik see jookseb sinu telefonist ja see maksab siis vähemalt seal $230, ma ei tea, kas seda Eestisse saab tuua, aga selles mõttes pull seade, et ega tegelikult ei näe, et see lähiaastatel nii-öelda vananeks. Et tegelikult see ekraan ju jääb sama teravaks, ilmselt teravamad võib-olla ei taha, on ju, klaviatuur töötab, puuteplaat töötab, vesad olemas, noh, seda saad ju kasutada 10 aastat, vahetada ainult telefoni välja. No absoluutselt, et ja sellises valguses ju paneb see kohe kogu selle loogika nagu hoopis toimivamaks, sest et noh, täna võtadki ju sülearvuti kaasa ja siis hakkab sul see failide probleem ja mis iganes. Või siis on see vastupidine probleem, et sülearvuti on see põhiline arvuti, sa pead seda hoopis kodus seal dokkima ja siis on sul veel telefon. Ja tegelikult mida vähem sul neid seadmeid on, seda lihtsam see elu ju oleks. Ma ise mõtlesin kusjuures selle peale, et tegelikult on ju meil olemas kõik need raamatutüüpi volditavad ja eriti just Samsungi puhul ka või ka Honori puhul, et sa saad sisuliselt taskusse panna telefoni, tahvelarvuti ja arvuti ühes. Et see on nagu päris huvitav tulevik, mis võiks meid ees oodata, aga ma arvan, et sülearvuti ikkagi lähiajal mitte kuskil ei kao, et see on, ega keegi ei ole ju tegelikult ikkagi kurtnud selle üle, et ei, et ma pean oma 1 kilost MacBook Airi kaasas kandma, milline seljavalu, et tegelikult ma arvan, et võib-olla probleemi ei ole lihtsalt. No jah, ma mõtlen jällegi oma personaalse mineviku peale, et mina olin väga pikalt selline iPadi kasutaja klaviatuuriga. Et kõik sõbrad ja kolleegid alati vistaksid nalja, sest kui nemad võtsid välja sülearvuti, siis mina alati nikerdasin oma mingisuguste klaviatuuridega, mis isegi kunagi olid mingid kokku volditavad muid, et omal ajal ma kasutasin ka mobiili kokku volditava klaviatuuriga, seal oli siuke hoidik ja said panna mobiili sinna peale ja said ka tegelikult tööd teha. Ja iseenesest ega siis kasutusmugavuse mõttes, kuidas ma ütlen, et sa leiad iga seadme puhul võib-olla selle tasakaalupunkti, eks ole, et kui sa iPadiga ainult tahtsid kirjutada artikleid ja võib-olla seal veel teha ka mingeid muusikaasju või lennutada droone, siis iPad oli selleks tegelikult palju mõnusam komplekt kui sülearvuti, sest et sülearvutiga sa näiteks, ma ei tea, drooni ei saa lennutada, et muid asju saab teha, aga ta ei ole jälle nagu tahvel, nii et kui parajasti sinu tööprotsess eeldab sellist multifunktsionaalset seadet, mille sa saad klaviatuuriga muuta, hoopis täisfunktsionaalsemaks mingis muus suunas on see äge ja tegelikult see mobiil, mille sa nüüd teed desktopiks, ka liigitub ja natuke sinna alla, et kui mul täna oleks see sama USA firma, kelle nime ma enam ei mäleta, selle nii-öelda Kest, eks ole, siis ma saan selle mobiiliga lennutada drooni või mängida mingeid mänge või teha mida iganes mobiili asju, siis saan teha sülearvuti asju veel sellega ja jälle on kõik hästi, nii et ma ei pea omama mitut seadet. Absoluutselt. Nii on, väga hea ülevaade, no ühesõnaga see on võib-olla ka huvitav nendele, kellel mõni selline telefon on juba taskus ja ei olegi tegelikult seda proovinud. No võib-olla suurim miinus oleks see, et ma sain aru, et sa ütlesid, et Apple või iPhone siis ikkagi päriselt sellist asja nagu ei võimalda või võimalda? Ei võimalda. Ja ma ei kujutagi ette Apple'it sellist asja tegemist, sest et nemad ikkagi tahavad, et sa ostaksid endale kogu selle produkti seeria, et sul oleks ikkagi taskus iPad ja kotis taskus iPhone, kotis iPad ja MacBook ja kodus veel äkki iMac ka veel peale. See on kuidagi kuritahtlik lähenemine, ma mõtleks. Võib-olla. Ma tõsi ka kaldun ka sinnapoole, et mul on need seadmed ka eraldi i-seadmetena olemas, aga veel kord, kui mul oleks üks iPhone ja siis selline i-Kest, eks ole, ja siis oleks ju elu tegelikult väga ilus, et selles mõttes on ausalt öeldes kahju, kui sa nüüd... Mõnes mõttes on see väga teadlik piirang, sest et igasuguse välis- ja riistvara tugi on viimasel ajal läinud väga heaks iPhone'il, monitorid, ma ei tea, need samad klaviatuurid, hiired, aga lihtsalt see pilt näiteks, mis tekib monitorile, on siis ääred on mustad ja keskel on püstine peegeldus sellest telefoni ekraanist, et see ei ole see. No jah, aga kokkuvõttena siis võiks öelda sinu testist katsest, et siis paneme järjekorda niimoodi, et kui sind see omadus ikkagi tõsiselt huvitab, siis on Samsung see telefon ja siis järgmisena ilmselt oli vist Motorola, ma saan aru ka. Kusjuures järgmisena ma isegi võtsin Pixli, sellepärast et see Motorola otseteede puudumine ajas mind nagu täiesti peast hulluks. Ma ei saanud absoluutselt hakkama sellega, aga võib-olla isegi huvitavam edasiarendus oleksid see või mida ma ise kavatsen teha, et mingi nädal visatagi oma sülearvuti nurka, panna kinni ja võttagi mingi Samsungi telefon ja panna see monitori järele ja vaadata, kuidas see asi toimib. Et kas siis enda tööd ja kõike seda on nagu võimalik teha, küll ma siis pean elama nädal ilma noodistusäppide ja helitöötlusäppideta, aga äkki saan hakkama. Jaa, sest see on ilmselt selline katse, kuhu
ütleme, siis sa kindlasti avastad midagi, mida tegelikult võib-olla ei tulegi pähe ju proovida, sest reeglina sellised asjad ilmnevad siis, kui need on tegelikult vaja ja sa ei teadnudki, et seda sul hakkab vaja olema. Absoluutselt. Nii et Samsung, Pixel, Motorola, oli seal veel mingi bränd või seal oligi 3 siis? Ei olnud, aga Honoril on ka see lahendus olemas, lihtsalt ei saanud seda hetkel testi. Selge pilt, aitäh ja ülevaate eest ja võib-olla kui me saade on jõudnud juba siin lõpusirgele, mainime ära veel enne lõpetamist ühe kuulajakirja, sest et neid ikka meil vahepeal siin tiksub ja laekub huvitava tagasisidega ja asju, mida jagada teistega. Ja Toomas kirjutas meile paari mõttega, mis muidu algab kriitikaga, jagame ka seda ausalt. Toomas ütleb, et talle ei meeldi mõned asjad, mida see mastaapsus, mida me oma saates siin pühendame kõrvaklappide ja nööpidele, see talle ei meeldi. Kas telefoni ei olnud ka ta nimekirjas? Rääkimata iga pagana uue telefonikese kommenteerimisest. Kusjuures me oleme ise korduvalt öelnud, et telefonid on valmis. No, aitäh, Toomas, õigus, võib-olla on sul õigus, sama nagu me saame ka iga muu teema kohta ka tagasisidet, et liiga palju ühte, liiga palju teist, mungi, iga ühel natuke oma. Aga igatahes aitäh tagasiside eest, aga Toomas kirjutab veel seda, et võiks puudutada 2 riistvaralist teemat ja tema jällegi toob kõigile meile meelde, et Eesti on minemas üles DAB raadiole, digitaalsele siis ringhäälingule. FM saatjad hakatakse vaikselt sulgema ja ta tuletab meelde, et on veel olemas inimesi, kes kuulavad raadiot. Ja siis võib-olla ma ise lisan siia väikse järelliitena, et kes kuulavad siis seda üle selle õhuringhäälingu, mitte üle IP või mingi äpiraadio, vaid siis eraldi seadmega. Ja Toomas ütleb, et võiks teha asjaliku ülevaate odavama otsa DAB võimekusega raadiotest, nende helikasutusmugavuse vaates. No paneme selle töönimekirja. Mõte on ju hea. Mõte on hea ja peab ka ütlema Toomasele siis lohutuseks ja kiituseks ja kõigeks, et mõte tegelikult ei ole originaalne, sest see on meil ka enne olnud olemas, aga me ei olegi jõudnud selle mõtteni sellepärast, et Toomas pole meil ennem kirjutanud. Jah, hea kiri, aitäh. Sellepärast, et minule personaalselt ja võib-olla ka siis meile on tundunud see taab mõte kuidagi natuke selline, ma ei tea, kas igav on nagu õige sõna, aga kuidagi nagu siuke, et ma ei tea, mis tast siis nüüd nii väga ikka rääkida, et kas siis nüüd tõesti on kuskil need inimesed ja kes tahavad neid raadioid nüüd kuulata ja kuidagi oleme suhtunud nagu leigelt, mis on võib-olla viga. Et tõesti see taab teema on ju tulnud mõnda aega juba ja eelkõige just autod on olnud sellest puudutatud, sest auto on nagu esimene koht, kus vist ikkagi paljud inimesed raadiot kuulavad ja autos saadki täna valida ju paljudes, et millist raadiot sa kuulad ja oli omal ajal, kui siin need testperioodid olid, siis tõesti, kui taabi puhul küll öeldi, et helikvaliteet ja kõik on nüüd väga super ja ei sahise, ei prügise, siis pigem oli probleem see, et sahimise asemel on lihtsalt vaikus. Ja see oli nagu mõnes mõttes hullem probleem, et Tallinnas oli lihtsalt kohti, kus teil raadio ei mängi, kui on taab, aga vana hea FM ikkagi mängis. Ja võib-olla paljud on jälle vandesõnade saatel lülitanud oma raadiojaama tagasi FM-i peale, et siis nüüd võiks proovida taabi, et väidetavalt on taab läinud palju paremaks. Ma isegi nüüd jälle vastuse võlgu, ma ei tea, kas mina kuulan autost taabi või kuulab, vaatame üle, sest kui te ise nagu midagi ei tee, ega auto seal väga teie eest ka väga midagi ei tee, et ta kuulab seda FM-i rõõmsalt, aga siis peab ise ütlema, et palun otsi nüüd taab, aga tõepoolest võiks siis sihikule võtta ka need raadioaparaadid, ütleme siis nii, vanasti oli krapid või mis iganes, et sellised kastid, mida siis panna kööki puhkenurka ja võtta võib-olla kaasa, kus need taabtuunerid on olemas. Mina kardan, et sellised seadmed ei hiilga reeglina oma helikvaliteediga, et pigem kui on mingisugune julla, mida panna olemasolevale asjale külge, et siis saaks ilmselt palju parema heli, sest et ja pluss veel see ka, et siis ma vaataks juba interneti raadioid nii-öelda, et ühendad wifi võrguga ja saad hoopiski veel parema ühenduse või valiku raadiotest. Ilmselt see kasutusjuhtum ongi selles, kui sa oled levialast väljas või isegi tänapäeval on raske olla levialast väljas, kui sa oled ma ei tea, niimoodi kuidas ma ütlen, ma kujutan ette sellist kükitamast peenra vahel ja telefon on toas või kohas, kus ei ole ligidal seadet, mis teeb sulle hotspoti rääkimata wifist. Aga eks see muutub üha harvemaks selline olukord. Ei igatahes on see teema tegelikult aktuaalne ja selles mõttes väga asine kiri. Et tuleb võtta ette küll need taab logoga seadmed siis nii ühel kui teisel kujul. Toomasel oli teine mõte ka veel, lisaks ta arvab, et on
ikkagi väga oluline teema on nutikõlarid. Ja ta kiidab, et hea leid oli Glenil see Devialee sangpomm, millest me siin 1 või 2 tagasi rääkisime. Ja Toomas ise veel kiidab, et soovitab paari teist seadet, millega tal on huvitavad kogemused. Esiteks Ruark. Ruark on vist siis üks Briti selline butiik audiofirma, millel on väga ilus seade, hea heli, hea ekraan, FM, DAB, internetraadio, Spotify'd ja lisaks ta veel soovitab sellist tootjat nagu Sangyan, mis on siis üks Taiwani elektroonikatootja ka, huvitavad heli ja Bluetoothi ja DAB seadmed. Ühesõnaga selline soovitus Toomaselt. Ja no siia juurde lihtsalt samale lainele meenub mulle ka üks selline vana tootja, ma loodan, et ta ikkagi tänaseni on veel alles, kes ka toodab väga mõnusaid, stiilseid erinevaid asju, kaste, raadioid erinevates versioonides ja vormides on Tivoli Audio. Ja Tivoli Audio seadmeid ka kunagi, ma olen vist testinud isegi, aga kindlasti on seal valikus ka DAB raadiod, nii et veel kord, et need seadmed jätame siis sihiku ette. Ja kirjad @digisaade on aadress, kus saate meile kirjutada oma tagasisidet, mõtteid, mida ka teiste kuulajatega jagada. Lubame seda ikka aeg-ajalt ette lugeda, aga tänane saade on omadega lõpule jõudnud. Kogume nädalakese jälle ideid ja kuulame vastukaja ja oleme tagasi nädala aja pärast. Aitäh kõigile kuulamast ja nägemist!